Tere, olen Tuuli Koitjärv, koolieluportaali algõpetuse ainemoderaator. Tutvustan teile lehekülge tak.com, kus asub keskkond, milles on väga mugav erinevaid meediaelemente kasutades luua teemakogumikke, mis sobivad näiteks projektide kokkuvõtete tegemiseks või muuks. Selleks, et siin toimetada, on vaja luua kasutajakonto, sisestage emaili aadress, kasutajanimi ja mõelge välja parool. Samuti on võimalik kasutada juba olemasolevaid kasutajakontosid. Minul on konto olemas ja login keskkonda sisse. Nüüd kuvatakse automaatselt valmis tehtud kogumikud ja te võite siin neid kogumikke kustutada. Seadete alt on teil võimalik teha koopia või anda mõnele teisele kasutajale õigused üle, et tema saab toimetada. Samuti saate siin kustutada olemasoleva konto. Kustutamise märk on siin ka kohe näha. Ning jagamise nupp. Muuta saate pliiatsi alt oma olemasolevat kogumikku. Uue loomiseks klõpsake rohelisel ikoonil, mis on ekraani üleval paremas servas. Võtame tühja aluse. Esmalt paneme pealkirja ja pealkirja nupp on esimene suur A-täht. Ja paneme pealkirjaks kevade saabumine. Nüüd hammasratta peal saame alati veidike kujundada, kas tekst on keskel, ääres, siis ka teksti värvi, teksti suurust. No valime näiteks selle, kus teksti ja pealkirja ala on natuke suuremalt ja saame ka värvi valida ning kui soovime kustutada, siis prügikasti nupul. Järgnevalt võtame tekstipaneeli ja lisame siia teksti. Kevade sünnipäev on 20. märtsil. Jällegi saame siit ka teksti osa kujundada ja suuremaks, väiksemaks kirjastiili muuta. Edasi valime fotod. Fotode puhul on võimalik laadida alla enda arvutist fotod, Instagramist või URL-i abil linkida veebis olevad fotod, kui me ei tohi vastuollu minna autoriõiguste seadustega. Aga mina otsin siit võtmesõnaga Spring kevade fotosid. Ja nagu näete, antakse siia mulle päris suur valik kevade fotosid. Lõpsan nendel fotodel, mis mulle just meeldivad. Ja nüüd liigungi edasi ning kinnitan soovitan. Edasi järgmine on video lisamise võimalus. Selleks on mul välja otsitud juba YouTube'ist Vivaldi kevade video. Liigun veidi allapoole ja leian siit lingi, mida siis kopeerin. Selle leiame jaga nupu alt. Ja enter nupule vajutades kohe ilmuki video siia. Nüüd hammasrattalt saame jällegi kustutada, muuta suurust ja editi nupu alt jälle ka kujundust muuta. Kui ma nüüd soovin, et video oleks olnud üleval pool, siis alati vasakul pool on 2 noolt üles ja alla liigutamise nupud. Lisan üles poole. Ja nüüd tuli kohe Vivaldi kevad pärast teksti. Kui ma juba 2 valmis oleva paneeli vahele tahan midagi lisada, siis siia tekib selline väike plussmärk. Klõpsan siia ja panen siia pealkirja Pildigalerii. Näiteks. Nüüd jätkan jälle seal, kus mul pooleli jäi. On võimalik ka heli lisada. Heli lisamiseks siis tuleb kindlasti URL ja öeldakse, et mitte embed-kood lisada siia. Aga hetkel ma heli ei lisa ja kasutan prügikasti nuppu. Nüüd nupp. Nupu abil
saan ma lisada mõne veebilehe lingi. Lisangi siia praegu nupu alla Tere kevade projekti lingi ja trükin siia teksti projekt Tere kevad. Nii. Ja jällegi hammasratta alt saan ma muuta värvi, saan ma nupu kujundust muuta. Võimalik lisada ka kaarti, selleks klõpsasime map nupul ja panen siia teksti Türi. Ilmubki kohe Türi Google Mapsi kaardil. Ahaa, ei ole päris Türi. Paneme siia ka Estonia. Nii, nüüd on õige. Ja add map. Lisaks tahan ma nüüd siia vahele ikkagi panna teksti, et kevadpealinn on Türi. Jällegi plussmärk aitab mind hädast välja. Kevadpealinn on Türi. Võib ka kasutada sellist tagasiside vormi ning ongi meie väike projekt valmis. Võime siit noole abil veel paneele üles-alla liigutada, järjekorda muuta, kui me soovime. Nüüd kujunduse juurde. Esimene ongi värvipalett, kust me saame sobiva värvi valida. Võtame midagi kevadist, roheline taustaks, siis kirjastiil, milline kirjastiil meile meeldib, näiteks see. Ja ka kui me sobiva värvi oleme leidnud, siis saame ka taustale mustri valida. Väga toredad ja suur valik mustreid on. Nüüd on võimalik ka seadeid muuta. Siin all on meil valik muuta oma kogumik privaatseks ja vajadusel kasutada võtmesõna ehk parooli, kui me seda vajalikuks peame. Saame panna sildid ning veel pealkirja muuta, kui me soovime. Kui me tahame taustaks fotot, siis saame veebist või arvutist sobiva foto taustaks panna selle asemel, mis meil keskkond pakub. Ning saame ise luua konkreetse personaalse lingi. See ei ole praegu meil võimalik, ikkagi on võimalik ja kadus ära meil see teade. Et kontrollime ja kenasti on see meil veel olemas. Ja kas me lubame ka teistel kommenteerida ja sõpru kutsuda meie kogumikul kaasautoriteks. Nüüd siin ongi võimalus meil aktiveerida, public vajutada. Ja võime kohe kutsuda kaasautoreid, meie sõpru, kelle meiliaadresse või kasutajanimesid me teame, või siin antakse ka valik, kes parasjagu veebis meil on, konkreetsed konto kasutajad juba. Ning ongi üsna lihtsa vaevaga meie kogumik loodud. Paremal pool leiame toreda rõõmsa näo, kust leiamegi minu kogumikud, siis jälgimine, sõprade kaasamine ja seaded. Ja alguses juba tutvustasin, kuidas siis siin toimetada juba valmis olevate töödega. Ja siin on näha ka, et on praegu privaatne see kogumik. Nii et edukaid ja loomingulisi katsetusi TAK
keskkonnas.